Lähme nüüd hommikusöögi lamas ja sööme kiirelt või siis lähme juba. Siit saab niimoodi mett ka võtta endale. Väga äge. Püssi peal. Nii ilus, roheline. See on Veneetsia prügiauto siin. Läksin niimoodi prügi ära. Lisaks on meil siin ehituspood täitsa olemas ja ka toidupood. Ülivahva. Turistipiirkondadest väljas me ukerdame siin selline laborindi tunne tekib. Labori hiire tunne. Kassikarjana on nii või? On. Siin on väike ummik. Oleme otsapidi mingis kivikohvikus. Jõudsime enda kohta tund aega varem. Ja tund tema aega varem. Sellepärast, et me arvasime, et Veneetsias on palju rohkem rahvast. Aga hommiku ei olnudki. Mõistlikum varem olla varem kohal, kui hiljaks jääda. Juhuslikult on Itaalias vasta kukel siin. Aga ma võtsin ka kohvi. Muidu see kohvi väga ei joo. Aga see on nagu sulanud jäätis. Siin on kõik üle ujutatud. Inimesi on ka päris palju. Eile käisime sellel platsi peal, siis nagu vett ei olnud siin nii palju. Nüüd on nagu päris palju. Nagu reaalselt eile olime seal. Siin oli kõik kuiv. Ja nüüd on väike sulla-mulla. Noh, ujuva. Meie paadikene tuli, laevukene. On ka sõitma minna. Lihtsalt üks keset vett. Jõudsime enda paadiga esimesele saarele kohale. Oleme nüüd Murano või Burano linnas. Muranos praegu. Ja see tundub päris äge. Me jõudsime enda Murano saare peale ja nüüd me lihtsalt ootame siin. Pidime mingisse klaasi tegemistehasesse minema. Liikumist. Liikumine hakkas pihta. Sattusime järsku mingisse saali. Hakkame nüüd midagi vaatama. Noi siamo la Ferro Lazzarini e siamo una delle fabbriche più grandi because we are open since 19. La parte più scelta del vetro che il maestro ha raccolto e adesso utilizzando pinze e forbici apposite il maestro andrà ad allungare il vetro. Grazie maestro, thank you so much. Grazie. Grazie, mi sfidiamo, thank you so much. Iissotti selline komplekt. Nii, natukene jõudsime siin tänavatel jalutada. Ei jõudnud me linna näha mitte üldse. Jah, me nüüd lähme tagasi paadi peale juba. Nii et kahju, aga ei ole hullu. Hakkamegi minema. Oleme uue paadi peal. Kuidas meeldib uus paat? Õnneks me teame, et me oleme õige paadi peal, sest me jätsime meelde mõned inimeste näod. Tuttavad näod. Jah. See maja on müügiks, saad ära osta. Aga see on nii nagu äge, kuidas majad on lihtsalt vee peale ehitatud nagu. Nii, saime oma paadilt maha. 13:10 peame tagasi olema. Kell on mingi 12 äkki. Ma ei tea. Isegi, igatahes mingi tund aega peaks meil aega olema. Ja nüüd ma ei tea, mis me siin teeme. Lähme vaatame, mis siin põnevat on. Torcello saarel. Jah, Torcello. Kõrab nagu tort. See siin on meil Torcello kuradisild. Ja miks ta kuradisild on? Sellepärast, et tal pole piirdeid, nii et kui sa öösel pimetas tuled natukene joki...
jah, siis lendad. Siis võid sealt üle ääre käia ja oledki kuradi maal. Aga muidu on siin nagu nii armsad aiakesed ja siuke rahulik teekene ja siuke päris nunnu saarekene. Dinosaurused, et see. On jah, siin näinud ei saa kahjuks. Käisime siis kirikus ka sees ära, seal oli keelatud filmida, aga seal oli üks kiisu, kes oli nii ägedalt tooli peal lihtsalt magas ja ma panen klipi siia ka. Seda pildistati. Seda pildistati. Ja siin on üks suur nõu, millest vanasti külale rahvale suppi keedeti. Siuke vahva aiakene. Naarjakas saad. Vesi jälle. Kujud. Üks on täitsa pikali. See vesis ära. Kohe jõuame tagasi enda paadikese juurde. Kuidas sulle siis torcello säär meeldis? Nagu väike tordikene. Tegelikult oli täitsa armas maalähedane, selline hästi rahulik, hea on kõrvad puhkavad. Täpselt. Praegu mingi lennuk on, aga... Jaa, aga muidu see vist ongi see, mis meid võlub siin. Jaa, hästi armas saar. Aga nüüd lähme järgmise saare peale. Ootame paadi peale minekut ja väike snäkipaus. Tehdab nii hästi. Just jõudsime Burano linna ja meid võtavad vastu juba siuksed ilusad armsad majakesed. Ja meile öeldi, et me kõnniks vasakule, paremale vasakule, et kuhugile me pidime siis jõudma. Vaatame siis. Burano linnast tulevad siuksed uhked tegelased meile vastu. Burano linn on tuntud siis pitsi poolest. See pitsi linn. Siin on meil üks tore sein, kuhu on märgitud siis vee kõrgus ära. Et näiteks siin on detsember 2008 on olnud 158 sentimeetrit, et nii kõrgel. Ja kunagi ikka oli täitsa vee all siin. 1929 on olnud, näed, 1,65. Siin on ikka nii ägedad majad. Ka muumimaja. Nii värvilised, ilusad. Kõik pildistavad. Vahvad majad. Kass on. Ma ise filmisin. Iisu. Päris kuivavad. Iga tänav on siin järjest ägedam. Nii äge. Ja me oleme jõudnud tagasi Venetsiasse. Laevasõit tagasi oli väga meeleolukas, Stella sai jälle tuiduda. Ma ei tuidunud, aga mul kogu aeg lihtsalt kõks kukkusin ära. Aga nüüd oleme jälle liikumises, äratus ja lähme kuskile otsime söögikoha. Kutsudega ja leidsime nüüd mingi toidukoha või noh, õigemini mingi millised peened tassid ja alati on väike küpsis ka juurde. Vaatame süüa nüüd. On igasuguseid meil juures. Meile tuli toit ja tuli kiiremini, kui ma jõudsin. Ja ma käisin reaalselt nagu mingi 15 sekundit vetsus. Vahva, aga hea tisu. Porgandist ei saa rahu. Kuidas maitseb? Kuidas hindad? Ragnar teeb paremini. No mu pasta on ka. Ta on okei, ta on parem kui eilne. Et ta on väga küüslagune. Ta näeb välja nagu lihtsalt makaron. Või noh, lihtsalt mitte midagi ei ole siin, aga ta on okei. Aga jah, kodus tehakse paremini. Noh, toit said söödud, kuidas oli? Sai söödud. Sai tomatika oli ka. Jah, igatahes me tulime siia Veneetsia peale veel ringi jalutama ja kuidagi oleme sattunud siia Veneetsia ääre peale. Jaa, me avastame teistsugust Veneetsiat, mis on täitsa teine väljaspool turismipiirkonda ja siin elavad kohalikud ja see on palju põnevam koht. On.
praegu oleme me siia kinni jäänud müüri vahele. jah, siit aga üles ei lähe enam. Võime, issand, mis see seal üle. See siin on ka Veneetsia. Sest uskumatu. Näeb nii teistsugune välja. Siin on inimestel isegi aiad. See on ka ilus. Aga siin on avar ja siin on muru neil. Vau. Ja seal on vesi ka tegelikult. Me ikka oleme Veneetsias. Aga siin Veneetsiast näeb isegi mägesi. Uskumatu. Alpid on kõik näha. Telefoniputka. Della Malvasia. Ja ilus vaade. Oleme tagasi jõudnud siia San Marco platsile. Kellegile soovitakse siin õnne. Lauldakse. Ma tahtsin lihtsalt näidata, kui ilus siin see valgus on. Leidsime isegi ühe paabulinnu üles. Vägev. Liigume nüüd tagasi või edasi. Oleme praegu mingi ilusa silla peal. Väga ilus vaade ka. Tumedamaks. Siin ilus vaadata. No mis on vahva? Uisutada saab. Täitsa uskumatu. Taalased saavad ka siin Veneetsias uisutada. Sattusime poodi ja nii pisike banaan. Reaalselt. Meil on õhtu käes, patsi punumise aeg ja tööd.